järgmisesse blogi. Alustame väikse kulmu update'iga. Ma väga lähedalt ei taha näidata. Need praegu kooruvad täiesti, ma ei tea, üle nädala ja poolteist nädalat on kindlasti möödas juba. Mul ei ole kõik see koorik ära tulnud, aga mul on täiega siuke tunne, nagu kõik see värv tuleks maha. Nagu siit on näha ka, ma ei tea, mul on natuke paanika, aga samas ma tean, et see koorik ongi see tumedam osa ja tegelikult lõpptulemus jääb palju heledam. Pluss, kui sa lähed sinna teist hooldust tegema, siis tehaks niikuinii üle. Aga jah, praegu ma ei saa üldse aru, mis siit nagu välja tuleb. Aga meil on väga toimekas pühapäev olnud. Käisime hommikul siis terrassiõli ostmas. Siis koristasime, tegime kõik terrassi puhtaks, pesime ja Marko lõpetas just selle terrassi üritamisega. Mina tegin need kõik otsakesed. Oh my god, ja täna on nagu lihtsalt nii imelik ilm jälle, et peaks olema nagu pilvine ja siis vahepeal tuleb päike välja ja see päike on nii palav. Et täna oli küll siuke tunne, et võiks reaalselt päevitada nagu terrassi peal. Et selles mõttes on nii äge, nagu kuidagi aina rohkem tekib see tunne, et okei, meil ongi päriselt oma mingi õu ja me saame seal aega veeta ja täna ma olen mingi terve päev õues olnud. Aga mõtlesin, et äkki ma teen mingit grillvõikut või midagi, sest mul on kõht nii tühi ja ma lihtsalt tahaks midagi kiiret. Nii jätkame täna natuke veel kodutoimetustega, aga mul on siin üks taim. See on mu kodus ainuke päris taim ja ta on väga hästi vastu pidanud. Mu ema kinkis sellasi, kui me kolisime ja nagu ta lihtsalt mingi vohab siin. See on natuke creepy, sellepärast mulle taimed nagu super palju ei meeldigi, et ma ei tea, miks see tundub natuke creepy, kui nad hakkavad vohama ja kasvama nagu ma ei tea, aga point on selles, et see on nii palju kasvanud, et need toikad siin on väikseks jäänud ja ma tahan, et ta ikkagi, et tal oleks ruumi kasvada ja nagu selles suhtes on tore nagu ainuke siuke roheline asi, mis siin majas on ja tegelikult ta ongi siin tagatoas üksinda lihtsalt kasvanud, et jah, ma ei ole väga palju tähelepanu talle andnud, aga nüüd ma panin ta siia kõrgemasse potti, et siis, ma ei tea, võib-olla on kuidagi ägedam, sest muidu ta oli mul lihtsalt siukses hallis potis siin põranda peal. Aga ma ostsin siuksed kõrgemad need toe asjad ja ma arvan, ma pean lihtsalt need siit ära võtma, mis tal praegu on. Siis kuidagi üritama sättida need uued. Aga ega ma tõesti ma ei tea nagu. Mina ei ole rohenäpp. Sellest me oleme kõik aru saanud. Suur vahe on muidugi, võib-olla ma ostsin nagu liiga suured. Aga minu meelest seal ei olnud isegi vahepealseid. Ei. I don't know what I'm doing. Nii ma sain oma taimedega tegeletud ja panin mingi hunniku pesu ära. Nii et väga siuksed kodused toimetused on olnud. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma proovin läbi mõned reisi outfitid, sest 2 päeva pärast on juba reis ja kuna ma olen mõlemad päevad kontoris, siis ma tean, et need õhtud on alati siuksed, et lähevad mega kiiresti ja ma tahaks seekord olla võimalikult läbimõeldud kohvriga seal ja selleks, et saaks läbimõeldud pakkida, peab asju proovima ja mul on tegelikult telefonis vana hea Stylebooki äpp, millest ma olen korduvalt rääkinud, aga ma tegin siia oma Amsterdami reisi kategooria. Mul on tegelikult vaja otsustada ka kummad jalanõud ma endale jätan. Ma tellisin Weekendist ka 3 paari siukseid nagu kinniseid
jalanõusid, aga noh, ühtesid ma juba välistasin, aga nüüd ma valin kahe vahel ja vaja natuke proovida erinevate asjadega, kummad jalanõud oleks paremad. Oleks nagu täiega vaja siia tuppa juba asju, sellepärast et ma ei saa siin üldse filmida, sest mul ei ole nagu mitte kuhugi isegi toetada. Nagu ainult mingid kastid ja ühesõnaga 2 paari jalanõusid. Ühed on sellised pealtpandlaga, mis nagu on üks stiil, mis mulle väga meeldib ja nagu ma olen mega kahe vahel, sellepärast et need mõlemad on väga ilusad, aga need on nii erinevad, et sellepärast on raske valida. Teised on sellised. Amsterdamis on siis, ma ei tea, näitab päris vihmast ilma. Ja see on alati see küsimus, et kui palju sellest ajast siis tegelikult sajab. Aga üks outfit, mis ma mõtlesin, vanad head pikad saapad, need lühkad ja siis mul tegelikult siia alla mõeldud üks triibuline bluus, aga see on mul pakiautomaadis. Siis siuke nahktagi. Sest kuna seal näitab ikkagi mingi 19 kraadi, siis ma arvan, et iseenesest ilm on soe, aga lihtsalt vihmane. Ja vöö ka. See oleks siis esimene outfit. Ja ma arvan, et see läheb kindlalt kaasa. Ma arvan, väga sobiliks selleks ilmaks. Nii et üks asi juba sobib ja ma ei tea, nagu me oleme ikkagi lühikest aega, et see ei ole mingi pikk reis. Samas ma tahaks nagu seekord tõesti, et ma tunneks ennast mega hästi, et mul on kõik outfitid sellised, et ma ei ole nagu, ma ei tea, et mul on mingid erinevad jalanõud ja värki, et siis ma mõtlen, et võib-olla me võtame suure kohvri. Järgmine outfit natuke sarnane, sest ma ei tea, mul on siuke tunne, et kohe kui ma panen selle nahktagi, siis siin outfitis ei olegi nagu midagi muud kui see nahktagi, aga laiad teksad ja need Adidase tennised. Ma ei ole päris kindel, see tundub siit nii igav, et võib-olla see on siuke back-up option, et kui tõesti õues on külm, siis, sest nagu jah, siin ei ole midagi põnevat, ma võiks siia vöö ka panna, aga see ei ole nagu nii äge. Okei, I am struggling. See ei näe ka üldse nii huvitav välja, kui ma arvasin. Ja issand, ma ei saa, see segadus siin ajab mind hulluks. Ma ei tea, mõtlesin, et võib-olla mingi pusa panna hoopis. Aga mul on nagu see üks pusa, mis ma arvan, et see sobiks, aga ma olen sellega põhimõtteliselt igal reisil käinud. Et ma nagu sellepärast ei tahaks seda väga panna. Ma leidsin oma kapis sellise kotiga, mis ma õde on mulle kunagi toonud Ivanikolast. Juba veits huvitavam. Nüüd teine variant oleks see pusa, aga see on lihtsalt väga palju paksem pusa, et ma arvan, et sellega mul võib päris palav hakata. Aga muidu see outfit on juba veits parem kui see eelmine või nagu selle kollase bluusiga. See segadus siin toas on lihtsalt koomiline, aga ma ei tea, mille ma ennast kokku võtan, et selle garderoobiga tegeleda. Ja nii ma proovisin uuesti seda kleiti ka, sest mul on praegu nagu 2 tossud ja siis need pikad saapad ja need kingad, ma arvan, et seda on veits liiga palju. Peaks otsustama, kummad tossud ma võtan ja ma arvan, et ma lähen ikkagi vist nende juurde. Kuigi need New Balance'id teksadega ei ole üldse see vibe, siis ma ei tea. Mulle tundub, et see on nagu veits ägedam ja see seelik tundub, et on ka veits ägedam nende New Balance'itega ja ma lihtsalt üldse ei kanna neid muidu. Nii ma arvan, et see on viimane outfit, mida ma proovin. Ma ei ole kindel, et see T-särk siia alla jätta, aga ma arvan, võib-olla ma võtan selle kollase kampsuni ikkagi kaasa. Kuigi ma vahepeal mõtlesin, et
ma ei ole seda reaalselt kordagi kandnud, et äkki ma peaks selle müüki panema. Siis võib-olla see ikkagi on suve kampsur. Ja peab ütlema, et see ei ole nii edukas asjade proovimine, kui ma oleks arvanud. Aga tore, et ma seda tegin, sest muidu mul oleks veel rohkem kaos, et mida ma kaasa võtan. Ja nüüd ma saan lihtsalt järgmise raundi teha ja vaadata üle, mida ma proovisin. Ja siis vaadata oma stylebook üle ja midagi muud välja mõelda, kui on vaja. Aga sellega ma praegu lõpetan. Ma pean kõik need asjad siit ilusti korda panema. Ja järgmine samm on teha pediküüri, sest nüüd jah, tõesti paar päeva on jäänud ja see tähendab kõike maniküüri ma ei lähe, sest mul on peale reisiküüred, pediküür, fake tan, mul on vaja meigipintslid ära pesta ja kõik sellised asjad, nii et väike reisiprep jätkub. Hommikust on käes esmaspäev. Ma eile kaugemale jõudnudki nende riiete asjadega. Tuli ainult pool topsi kohvi. Ma vist ei hakka juurde tegema. Igatahes jah, mul on veel päris palju vaja läbi mõelda ikkagi need asjad. Ja üldse meil on selles suhtes planeerimine veel pooleli, et me ei ole ühtegi õhtusöögi kohta bookinud, aga me peaks seda ilmselt tegema, sest Amsterdamis on räigelt rahvas praegu. Ja lihtsalt ei tahaks, tahaks mingid õhtud olla kindlad, kuhu me sööma lähme. Nii et jah, peab siin veel endiselt reisi planeerimisega tegelema. Aga mul on muidugi mõlemad 2 päeva, mis on jäänud kontoripäevad, nii et tuleb väga kiire see ettevalmistamine, sest täna ma lähen Johandraga õhtusöögile ka, ehk siis ma ei tea, mis kell ma koju jõuan, aga alustame esmaspäeva. 1. juuni on käes, vau, täiesti uskumatu ja tundub, et see nädal tuleb Eestisse ikka tõesti tuleb siukest suvevaibi ja minu meelest eile oli ka siukest suvehõng oli juba tunda ja ma ei saanud üldse magama jääda, mis on nii nõme, sest nagu õhtul magamine, see on nii palav ja umbne ja lihtsalt õhku ei tule. Kuigi meil mõlemal pool maja aknad lahti, siis lihtsalt ma ei saanud magama jääda. Ja siis hommikul ärkad on nagu nii külm, et see jahedus võiks jõuda varem, et saaks nagu normaalselt magama jääda. Aga pole hullu, igatahes tundub jah, et suvi ikkagi tuleb, mis on tore ja ma isegi ei tea, kas ma panen täna jope selga, sest nagu ütles, et tuleb 20 kraadi, aga ma ei tea, võib-olla võtan autosse kaasa, et praegu ilmselt on ikkagi jahe ja lähme siis alustame nädalat kontoris ja võiks oma telefoni ka võtta. Ja lähemegi autosse. Ma ei tea, mis imelik õietolm see on, aga nagu kõik kohad on seda täis ja mu autokapott on nagu mingi roheline. Eile ka tegime terrassi puhtaks ja lihtsalt kõik kohad on seda mingit rohelist õietolmu täis, mis ei ole eriti mõnus. Aga mul on ikkagi väga hea meel, et mul on auto tagasi, sest tegelikult ma vist jõudsin mingi 1,5 nädalat rongiga käia ja siis auto saigi valmis. Ja kuigi see oli täiesti tehtav, siis ikkagi see mugavus, mis autoga on, et lähen siis, kui tahan ja tulen siis, kui tahan ja ei pea nagu väga mõtlema. Ja pluss ma saan nagu igal ajal poest läbi käia, oma trenni asju tassida, et see on nagu lihtsalt asendamatu. Et kuigi jah, rongiga käies on see, et sa saad asju teha ja ma isegi käisin laupäeval Tartus rongiga. Kuna mude ei saanud Tartusse tulla, siis mõtlesin, et ma ei viitsi üksinda seda pikka maad sõita. Et siis ma läksingi rongiga Tartusse ja see oli väga kasulik, sest ma sain oma vlogi valmis teha ja igast asju töödelda, et väga kiiresti läks aeg, aga jah, üldjuhul nagu
see on nagu väga suur boonus, aga see ei kaalu minu jaoks üle seda mugavust, mis autoga sõites on. Aga lähme kontorisse, kell on 7:30. Ehk siis hea aeg startida, sest ma arvan, praegu ei ole veel liiga hull liiklus. Mulle tundub, et väga produktiivne päev oli täna. Ma olen lihtsalt nii väsinud ja tundub, et jõudis kohale see, et ma ei saanud magama jääda täna, õigemini eile, sest ma olin nii väsinud selle päeva lõpuks. Aga õnneks jah, ikkagi sai päris palju asju ära tehtud siin nädala esimesel päeval, sest homme on mul väga palju koosolekuid ja siis ma lähen juba minipuhkusele, nii et hea, et täna sai asju tehtud. Aga nüüd lihtsalt tahaks magada ja puhata. Jesus! Aga ma lähen, saan Johandraga kokku. Lähme kahve temposse sööma, ma pole seal kunagi käinud ja loodan, et seal on midagi süüa, sest minu maitsemeel ei ole eriti peen. Et iga kord, kui ma sellisesse peenemasse kohta lähen, siis mul on veits hirm, et kas ma ikka saan seal midagi süüa. Aga ma loodan, et ei ole nii hull. Ja vaatame, kuidas läheb, aga meil on veel tund aega sinna. Nii et ma arvan, ma sõidan Baltasse ära, jätan auto sinna ja siis chillin. Õues on 20 kraadi sooja. Nagu mis... ma ei tea, keda ma pean paluma või millist jumalat või ma ei tea, et Amsterdamis tuleks ka soe ilm ja nagu täiesti pekkis, see on aina hullemaks läinud. See nagu see kuuma laine, mis oli Kesk-Euroopas oli, see nagu kestis täpselt see nii kaua, et kui meie reis on, siis see on läbi ja seal on kõige külmemad ilmad. 19 kraadi ja 70% vihma. Nagu, are you kidding me? Ja siis tuleb Tallinnas see nädal tuleb mingi hull suvi, et ma ei tea, mis halba ma olen teinud, et ma kuidagi täpselt siis, kui mina lähen kuskile ära, siis on siin kodus nagu jumala soe ilm ja see, kuhu mina lähen, seal ei ole hea ilm. Nagu, mis unluck see on. Aga ei ole hullu. Ma loodan, et me suudame oma energiat seal ise siis üleval hoida ja ma olen lihtsalt väga-väga excited selle kontserti pärast kuidagi. Ma ei ole olnud mingi tulihingeline Harry fänn mitte kunagi ja ma olen ühe korra käinud Harry Stylesi kontsertil ja see oli ka sellepärast, et tema on fänn ja siis ma lihtsalt läksin ka, sest me läksime Itaaliasse ja noh, see oli nagu väga äge trip. Aga jah, me ei ole kunagi Harryt niimoodi ise kuulanud ja siis see aasta, kui tal tuli see uus album, see on nagu esimene album, mis mulle endale väga meeldib ja nagu jah, ma ikka väga ootan seda kontsertit, sest need laulud on nii vaibükad ja noh, nüüd ma olen neid vanemaid laule ka kuulanud, et me saame ikka korralikult koos laulda, karjuda, hüpata, tantsida ja ma arvan, see on lihtsalt nii äge. Tšau, Johandra! Poliisivloog! We are reunited, tegelikult me oleme päris palju kohtunud, aga me lihtsalt ei jäädvusta neid. Suve terviseks! Jah, sa ütlesid, et meil ei ole ju mais mitte ühtegi pilti kohta. Jah. Siis panid oma maipustit selle minuta. Me oleme kogemuse võrra rikkamad. That's the way to put it. Jah. Jah. Aga see on lihtsalt meie maits. Täpselt. See oli nagu, ma arvan, neile, kes Lähis-Ida kööki nagu naudivad. Neil on mingi, mega, lähme sinna, vaata. Jõud, see oli Lähis-Ida ja Vahemere mõlemad. Jah, vist nagu küll, jah. Ma ütleks, et ERA-d olid nagu mõnusad. See Kreeka salat oli hea. Mis me jõsime? See burrata oli hea. Sai oli mega hea. Et noh, tegelikult oli nagu häid asju, aga oligi hästi huvitav, et
seal said täna ainult valida kas lammas või kala. Jaa. Ja me ei fänna kumbagi. Nii et nagu veist ei olnud. Jah, mingit lihalist ei olnud. Jaa. Et siuke tore, et sai käidud nagu. Aga see päike. Jaa. Et ikka suvetunne tuli 1. juunil. Päik, nagu praegu ka pole mitte ühtegi pilve näha nagu. Täiesti kohe, kui päikse käes oled nagu mingi mõtlen kõik riided ära. mõnus. Nii mõnus va? Kõik riided. No, nii palju kihte oli mul seljas vahepeal, kampsun, sa lihtsalt mingi iga kord mingi päike välja, siis mantli maha, tuli pillu, mantel jälle peale. Täpselt. Aga ei, tore oli ikkagi. Pakkimisõhtu on käes. Täna on teisipäev. Kell on juba 9 läbi. Ma pakin siin oma asju. Ma ei ole mentaalselt üldse nagu valmis, ma ei tea. Ma olen nii ärevil, kuidagi pole käinud nii pikal reisil väga ammu. Reaalselt sellised pikemad reisid olid eelmise aasta kevadel aasta aega tagasi. Ja nüüd nagu viimast reisid on kõik olnud mingi 2 ööd. Et 3 ööd tundub juba palju. Aga jah, kohver on enam-vähem koos, riided on kõik siin. Ma ei tea, mis sellest nüüd kokku tuli. Selles suhtes, et ma mingid asjad ikkagi jätsin välja, mida ma proovisin. Ja ma lihtsalt nagu väga palju oleneb sellest ilmast ka, et mis seal siis päriselt koha peal on. Aga mul on suur kohver, mis on tore, sest ma saan kõik oma vedelikud asjad lihtsalt siia ühte kotti ära panna ja see on nagu kõige mugavam asi, et ei pea sellepärast hakka midagi seal lennujaamas askeldama. Siis on muud meigi asjad. Siis uus kamm, võtsin pakist välja, väga excited. Ja ma ei teagi, mul on nagu siin ühel pool veel ruumi, aga see ongi selle mõttega, et esiteks võib-olla Liina tahab mingit asju panna ja me tahame ikkagi shoppamiseks ka ruumi ette, ehk siis sellepärast ma võtsingi nagu suure kohvri. Ja nüüd ma ei tea, kas nagu imelik tundub minna nagu suure ja väikse kohvriga. Samas nagu selle kohvri ma olen niikuinii ära, et siis pole vahet, et mul on 2 kohvrit, aga lihtsalt see tundub nagu nii overkill, et võtta 2 kohvrit lühikesele reisile. Aga noh, need riided lihtsalt võtavad paratamatult ruumi. Ehk siis ma ei teagi, tegelikult mul ei oleks nagu rohkem midagi pakkida, aga ei tea, mida ma otsustan selle shopata ja lihtsalt ei taha nagu, et peaks põdema sellepärast, et kas see kohver on mingi ülekaalus. Ehk siis jah, ma ei tea, mis ma veel teen, sest nagu mul ei ole mingit head siukest suurt kotti. Et võtaks lihtsalt suure koti ja siis saaks sinna ka veel asju panna. Aga nagu ainuke suur kott, mis mul on, see on nagu pole päris kindel, kas see sang peab üldse vastu, nii et ma ei tea. Põhimõtteliselt oleme valmis, kell 5 peab umbes ärkama ja õnneks Marko viib mu sellele varasele rongiga lähen Amsterdami lennule, et thank God selle eest, et ma ei tea, kuidas siin nagu taksot saada nii vara, kas see on üldse reaalne. Ma arvan, et see ei ole reaalne. Ma arvan, et siukese asja peaks ette tellima, aga meil ei ole enam selleks aega. Ja ma ei teagi. Ma pean veel juukseid, issa ma ei ole juustega üldse tegelenud. Ma panin alles fake tanni peale, nii et see ka siin marineerib terve öö. Ja kuulmud on täiesti siukses seisus, et ma ei tea, mis ma nendega seal reisil teen, sest mul ei ole ikka kogu see koorik maha tulnud, aga nagu suurem enamus on maha tulnud ja siis nagu siin ei ole enam seda värvi alles. Aga ma tegelikult täna lugesin ka, et see värv nagu tuleb uuesti tagasi, et kui see koorik maha tuleb, siis ongi nagu täiesti hele. Sulle tundub, et nagu mitte midagi jäänud peale, aga siis see pigment hakkab nagu vaikselt tagasi tulema. Et see on lihtsalt pikk protsess ja nagu unfortunate timing, et see
nagu see aeg just tuli, et ma ikkagi ei saa neid nagu meikida ja samas siin ei ole väga palju värvi ka. Nii et ma ei tea, eks noh, ma arvan, et see on nagu kõige väiksem mure, et millest mu kulmud välja näevad. Peab varsti magama minema, ma loodan, et ma saan magada, sest alati on nagu enne reisi mingi siuke ärevus ja minu meelest siis on nagu veel rohkem ärevus, kui ma ei lähe koos Markoga reisile, ma ei tea, miks on võib-olla ikkagi see nagu enda turvatunne ja comfort, kui sa nagu lähed oma kaaslasega reisile, et siis see on kuidagi teistmoodi tunne, et see on siuke kooselevus ja ma ei tea, aga jah, kui ma lähen üksinda ära, siis on natuke teistmoodi tunne, et siis jah, nagu ma proovin oma närve lihtsalt maandada ja see on nii imelik, et tänapäeval see reisimine tundub nii nagu nii-öelda suvaline asi või nagu inimesed kogu aeg reisivad, et see ei olegi võib-olla midagi erilist, aga minu jaoks on küll nagu iga reis on tegelikult eriline, sest jah, ma ei käi nii palju reisimas ja siis ongi võib-olla see ärevus nagu suurem. Ja tegelikult mulle meeldib nagu lennata, mulle väga meeldib lennukis olla ja minu meelest vahepeal tuleb lennukis kõige parem uni, aga lihtsalt paratamatult see mingi ärevus on nagu sees. Ja jah, lihtsalt tegelikult olen väga põnevil ja ma usun, et see tuleb üks väga tore reisiaega ja huvitaval kombel me käisime just nagu põhimõtteliselt aasta aega tagasi, eelmine aasta nagu mai keskel käisime koos reisil. Ja me olime vist suht sama kaua, minu arust me olime ka 3 ööd Londonis ja ma usun, et seekord tuleb eriti nagu äge, sest meil on siuke tore kontserti elamus ootamas ja noh, Amsterdam nagu tundub nii chill linn, et ma arvan, et seal on päris äge. Aga ma lõpetan tänaseks. Vast oli ka vaatamas, mida ma siin üksinda teen, on ja saan tahad ka kohvrisse kaasa tulla või? Ma võtan su hea meelega kaasa visi. Aga me lähme väiksele reisile ja ma olen väga põnevil, et järgmine vlog tuleb siuke reisivlog ja me jääme siis juba Amsterdamist. Tšau!